Tere kõigile Hiiumaalt. Mina olen Henri Reeder ja ma olen küll väga värske hiidlane, ainult 4 aastat Hiiumaal elanud, aga tahtsin teile täna rääkida Hiiumaa lugudest, sest kui ma siia kolisin, siis kohe esimese asjana hakati mulle rääkima lugusid. Ja need olid näiteks sellised, et kui saarlane hiidlasele külla tuli talvel ja märkas, et tal on vili ikka veel võtmata, lumi maas, aga vili võtmata, läks küsima tema käest, mis siis juhtus. Ja hiidlane vastab, et tead, see viljaga oli nii, et see jäi ja jäigi. Ja üks lugu oli veel siis selline, et hiidlane käib ringi ja vaatab, et surnud vares on maas. Mõtleb, et ähk läheb tarvis, pistab taskusse. Ja mõne aja pärast möödudes siis vaatab, et taskus on mingi kondipuru ainult, et ei läinudki tarvis. Ja need sellised lugusid oli muidugi veel, aga mis nende puhul eriliseks oli see, et need rääkisid mulle hiidlaste kohta palju rohkem kui võib-olla mõni ettekanne, mõni lühike tutvustus. Isegi need esimesed aastad siin Hiiumaal võib-olla pole nii palju hiidlasi mulle tutvustanud kui need lood. Ehk siis lugusid on tõesti Hiiumaal väga hästi ära kasutatud. Ja lood on igal juhul väga head abivahendid kõigile, mitte ainult giididele, matkajuhtidele, sündmuste korraldajatele, vaid ka näiteks kõnepidajatele, koolitajatele. Räägi üks lugu alustuseks ja sa saad publiku tähelepanu palju paremini kätte kui võib-olla mingisuguse tavapärase sissejuhatusega. Ja Hiiumaa, nagu tegelikult ka kõik teised piirkonnad Eestis, on lugude poolest rikkad. Mis minu hinnangul aga teeb Hiiumaa lood veel eriliseks on see, kuidas neid on kasutatud, kuidas need on pandud kogukonna heaks tööle ja kuidas neid on nagu kasutatud ka tuleviku jaoks. Mis lood siis Hiiumaal ringlevad? No Hiiumaa on ju nii väike ja mõnele mandri inimesele võib tunduda, et lausa tühi saarekene. Tegelikult nagu iga Eestimaa väike maanurgakenegi. Aga oma lugudes Hiiumaa on ikka tihti suureks räägitud. Hiidlane ikka armastab rääkida suuri lugusid ja need on täiesti reaalsed lood, nendel on tõepõhi all, need ei ole lihtsalt väljamõeldised, aga neid on väga hästi kasutatud. Toome näiteks ühe loo, väga tuntud loo Vanamehest ja Kitsest. See lugu on siis ilmselt pärineb kuskilt 19. sajandi lõpust, aga kirja pandud 36. aastal Oskar Looritse poolt. Ja see on selline. See lugu juhtunud siis, kui Hiiumaa ja Suuremaa vahel hakanud esimene aurulaev liikuma. Progress või mis ta nüüd olnud, aga hiidlased nimetanud seda lihtsalt massinaks. Kui see massin olnud hiidlastele ikka suureks imeks, mida ligidalt ja kaugelt käidud Heltermaal oma silmaga kohe vaatamas. Ehk siis ühe korrava käina Juhan kuulus naljaamas võtnud koguni kitse Heltermaale kaasa. Et kitselegi massinat näidata. Vaata, egas loom halvem pole kui inimene. Kits mökitab just niisama uudisimulikult oma aisva ninaga igal pool ringi nagu Tallinna või Tartu kohvitantad. Juhan jõudnud sadamasse parajasti just siis, kui massin hakanud silvalt lahkuma ja Haapsalu poole tossutama. Juhan jooksnud kitsega 1400 sadama silla poole, mis hirmus. Näidanud kitsele sõrmega ikka massinat. Laevakapten vaadanud seda mõelnud, et mees tahab kitsega laevale päästa. Mis sa teed, sõitjaid vähe, ruumi palju. Eks kapten pööranud siis laeva uuesti ümber, tossutanud sadam poole tagasi, et kitsemees kah laevale võtta. Kuid vaata, mis vaatad, mida ligemale laev sadamasillale jõuab, seda aeglasemalt mees astub. Ja kui laev jäänud seisma, jäänud mees kitsega kah seisma ja vaadanud rahuga massinat. Kapten kärratanud siis mehele, et aega on vähe, tulgu ruttu laevale, kuid Juhan pole käsust väljagi teinud. Hakanud kitsega hoopis tagasi minema. Kapten saanud vihaseks nagu mõisakoer, kaevanud Juhani käinama alla kohtusse, et Juhan teda narrinud. Selline vahva lugu ja seda lugu räägitakse nüüd muidugi mõista Heltermaa sadamas väga palju. See on lahutamatuks osaks giidiprogrammist Hiiumaal. Aga see pole veel kõik. Et Hiiumaal tõesti püütakse lood elama panna ja neist jälg maha jätta. Ja nüüd ma näitan teile siin pilti monumendist, mis on Heltermaa sadamasse püsti pandud selle loo tähistamiseks 2016. aastal. Nimelt siis Hiiumaal küll väga palju monumente ja selliseid ausambaid suurkujudele ei ole, aga ometi oma lood
tõstetakse nii palju esile ja oma lugusid osatakse väärtustada. Nii et selline väärikas monument seda lugu meenutab. Ja mis veel, see pole veel kõik. Ka lihast ja luust vanamees kitsega käib igat praami tervitamas traditsiooniliselt nüüd juba. Ja kui Hiiumaa sai uhked praamid aastal 2016, siis oli ka lihast ja luust vanamees oma kitsega neid tervitamas, seekord mitte eemalt lehvitamas, vaid kohe päris esimesena laevale pääsedes. Ja seda nägid kõik inimesed üle Eesti siis Aktuaalse kaamera eetris ja nägid ka seda, et juba laevamehedki olid valmis kitse vastu võtma leivaga. Nii et ühest loost võib saada suur selline turunduslugu Hiiumaa jaoks või ühe piirkonna jaoks. Et maapiirkonda arengule on tegelikult lood olulised, neid lihtsalt tuleb ära kasutada ja tuleb neid elus hoida ja neid rääkida. Muidugi üksi lugudest ei piisa. Ka giidid ja muud õhtujuhid, kui need lugusid räägivad, siis nad peavad minema ka sisse sinna loo kultuuri või sellesse filosoofiasse, mis sellega kaasneb. Nimelt, nagu ma rääkisin, siis need lood, mis minule Hiiumaast räägiti, need ei olnud lihtsalt vahvad lood, vaid need kandsid endas väärtusi, hoiakuid, mõtteviisi, kogu seda elufilosoofiat, mis hiidlasel on. Ja see annab meile väga palju midagi teada siis sellest, kelle kohta see lugu on parasjagu räägitud. Ja kes on meile Hiiu elufilosoofiat viimasel ajal palju tutvustanud, see on loomulikult olnud Margus Tabor. Näitleja Margus Tabor ja tema mamma lood. Ja see pole mingi tavaline teatritükk. See on tõeline killuke Hiiu kultuuri. Margus lihtsalt läheb kogu oma olemusega sisse oma mamma ellu ja niimoodi paar tundi pealtvaatajate ees veedabki. Ja niimoodi ta tegelikult annab edasi palju enam Hiiu kultuuri ja seda tunnetust, Hiiu elufilosoofiat, kui võib-olla mõni muu ettekanne saaks seda teha. Ja kuidas Margus seda teeb, mitte ainult lugusid rääkides, vaid kogu oma olemusega, nagu ma ütlesin. Nagu ta ise on öelnud, praami peal olles juba läheb tal keel pehmeks, suu lagi langeb alla ja hakkab rääkima nagu hiidlane ja publik ongi võidetud. Juba kõik sulavad selle tõttu, et nad näevad, kuidas Margus oskab niimoodi minna sisse. Isegi hiidlased ise küsivad, kuidas sa oskad nii hästi seda hiiu keelt? Ise ei saa arugi, et räägivad samamoodi. Tegelikult on igas Eesti maanurgas olemas sellised lood ja on olemas ka sellised jutuvestjad, kuid võib-olla tihti nad ei julge sellega tulla publiku ette ja ei julge neid lugusid elama panna, aga Hiiumaa näitel tõesti julgustan seda kasutama. Ja muidugi Hiiumaa lugusid ei saa vesta ka ilma huumorita, see on selge. Ja minu meelest üks ägedam külg Hiiu huumorist on selline väike enesekriitika või eneseiiroonia. Näiteks Margus Tabor alustab oma mamma lugusid ikka selliselt, et räägib, kuidas tema mamma turiste vastu võttis. Siis ehe näide, milline oli giid nii-öelda turistide vastuvõtja sellel tema mamma ajal. Mamma ütles ikka, no mis te siia Hiiumaale nii kangesti tulla tahate, siin pole ju midagi vaadata. Paar kadakat, paar kivi, 3 mändi, no siin pole ju midagi. Ja huvitav tõesti, et sa võid giidina inimestele rääkida, et siin pole ju midagi. Kõik naeravad ja tänavad veel, kiidavad veel takka ka. Ja just niimoodi Margus teeb. Ta räägib niimoodi siiralt, niimoodi nagu tema mamma rääkis ja kõik väga naudivad. Võib-olla sellepärast, et see tundub lihtsalt nii aus ja siiras. Aga samas öeldakse, et hiidlane räägib just nii palju tõtt, et tema vale koos seisaks. Nii et eks seal ikka ole midagi veel taga. Ja üks Hiiu huumori nüanss on veel ka see, et see väljendub ka niimoodi, et mõni hiidlane võib öelda lihtsalt ühe muuseas saadetud repliigi, mille eesmärk lihtsalt on kuulajad segadusse ajada. No miks peaks küll selline asi nalja tegema? Aga teeb. Hiidlane näiteks võib nii-öelda hakata sõnasabast kinni, võib millegi öeldu sõnasõnalise tõlgendusega panna selle mõtte hoopis teistpidi, ehk pöörata pea peale mõne mingisuguse ütlemise. Kui sa näiteks võid Hiiumaal olles küsida hiidlase käest, kuhu see tee siit läheb, võib ta vastata, ei ma mõtlegi, et ta siit ära läheb. Nii kaua, kui mu silmad on näinud, on see siin paigal püsinud. Ja sinna see jutuajamine võibki jääda.
niimoodi hiidlane sulle panebki, vastabki sulle lihtsalt. Võid siis küll muidugi edasi küsida, et aga kuhu ta siis viib? Ei vii kuhugi, ise peab minema hakkama. Ja niimoodi võid sa kedrata seal veel tunde. Kuhu siit siis minna saab? No mine kas või köpu otsa, kui tahad. Nii et hiidlane juba oskab oma kultuuri kohaselt nalja visata. Näiteks võid küsida hiidlase käest, kas lainetab alati nii tugevalt teil siin? No meil pole sellist teerulli olemas, mis merevee päris tasaseks teeks. Võid küsida ka tema kodus asuva seinakella kohta, et kas see kell lööb ka? No omasid pole ta mette löönud, äide, mis ta võõraga teeb. Ja selliseid tögamisi on tõesti Hiiu kultuuris ja Hiiu huumoris siis palju. Ja neid nalju tuleb rääkida kõikidele, kes siia saare peale külla tulevad. See on nii-öelda kohalike giidide ja reisijuhtide kohustuslik osa. Aga neid muidugi räägivad ka kõik kohalikud, kellele sugulased tuttavad külla tulevad. Et seda on tõesti hea näha, kuidas lugusid kasutatakse. Ja ei saa muidugi öelda, et teised Eesti piirkonnad oleksid huumorivaesed, sest selliseid naljalembelisi inimesi on igal pool, aga Hiiumaal on tõesti osatud see kohalik huumor oma kasuks tööle panna ja elus hoida. Ja seda on tõesti hea näha. Aga mis veel võib tuua välja Hiiumaa lugudest ja mida need meile õpetavad? Nagu meie pealkirjas oli siin mainitud, siis tuleb juttu ka kohvilähkritest, odratolgustest, tõrvakõplastest. Mis need sellised on? No see on jälle üks ehe näide, kus hiidlased on suutnud omavahelised nääklemised pöörata enda kasuks. Pöörata isegi turismi atraktsiooniks. Ehk nagu meil siin on, nagu ikka väikeses Eesti kohas pole mingisuguseid suuri kanjoneid ja suuri jugasid koski, siis meil on oma kultuur. Ja need seltsid on väga oluline osa Hiiu kultuurist. Ja see on hea näide sellest, kuidas siis kogukondade ja naaberkülade omavahelised sellised nääklemised saab pöörata naljaks ja saab pöörata enda kasuks. Mis see siis on? Mis need seltsid siis on? Need on lihtsalt hüüdnimed, mis on leiutatud üksteise võib-olla natukeseks narritamiseks või selliseks helitusnimedeks. Aga neid on siis edasi arendatud, neid on kogutud, neid on antud üle 40, osa neist on seotud Hiiumaa piirkondadega. Siin taga oleval kaardil on mõned näha, näiteks tõrvakõplased, kohvilähkrid, vandiraiujad, ehtiidlased. Aga on ka olemas seltse, mis puudutavad mingeid isikuomadusi või mingisuguseid muid selliseid iseärasusi. Uuemad seltsi nimetusi on antud ka näiteks ärakarand hiidlastele, kes on läinud Hiiumalt ära. Ja need armastavad veel eriti oma endise seltse esile tõsta. Ja uued seltsi nimed on saanud näiteks ka võsahiidlased, isehakanud hiidlased, kes on tulnud saare peale. Ja kuidas neid seltse siis kasutatakse? Tänapäeval siiamaani võib vestluskaaslaste tögamiseks nüüd kasutada. Näiteks, kes neid pätakavalla mehi ikka uskuda teab. Või siis iseenese määratlemiseks, ma ju vana koltse lõuamees, mis must ikka tahta. Aga oluline on see, et neid kasutatakse aktiivselt. Ja tahakski täna siis näidata teile mõnda ja rääkida mõnest nendest seltsist natukene lähemalt ja tutvustada ka seda, et kuidas see seltside kultuur on oma kasuks ja kohaliku elu turundamiseks ja turismi arendamiseks tööle pandud. Võtame siis näiteks esimese näitena kohvilähkrid. Ja ma näitan teile taustaks siin uusi pilte, mis on tehtud kunstnik Regina Takeri poolt Hiiumaa seltsidest ja need pildid koos seltside kirjeldusega pannakse üles siis hiiumaa.ee lehele, et kõik inimesed saaksid sealt lugeda nende seltside kohta. Ja kohvilähkrite kohta on siis seal olemas selline pilt. Ja mis see kohvilähker siis tähendab? Siin me näeme küll uhket kohvikannu ja kohvitasse, aga lähker oli siis vanasti selline puidust ümar nõu, millega võeti näiteks
heinamaale kaasa hapupiima või kalja. Ja no muidugi, kuna Kärdlas oli levinud kohvi joomise kultuur, siis ümberkaudsed elanikud hakkasid narrima, et ju Kärdla elanikel on oma heinamaal siis lähkris ikka kohvi kaasas. Päriselt muidugi pole teada, et oleks keegi lähkris kohvi kandnud, aga väga hea idee siit võib-olla termose valmistajatele, miks mitte luua lähkrikujuline kohvitermos. Aga kuidas siis Kärdla elanikud on oma seda nime ära kasutanud? No muidugi kõik teavad Kärdla kohvikute päevi. Ja kohvikute päeva tutvustustes on ka ära mainitud siis esimese kohviku lugu. Nimelt Kärdlas rajati juba 1830 Kalevi vabrik, mitte kommivabrik ega šokolaadivabrik, vaid Kalevi kui siis vilt ja pinnaga täis või poolvillase tugevasti vanutatud riidevabrik. Ja seda riiet läks 19. sajandil väga palju vaja, sest sellest valmistati talvemantleid, ülikondi, vormiriietust. Ja Vene tsaaririik ka panustas väga oluliselt sellistesse vabrikutesse. Ja siis Eestis on neid vabrikud olnud ka näiteks Narvas ja Sindis. Aga Kärdla Kalevi vabrik oli siis väga võimasta, omas väga suurt tähtsust just siin kohalikule piirkonnale, kui selline 500-600 töölisega suur tehas rajati Hiiumaa saarele, siis see muutis väga oluliselt seda saare elu ja loomulikult eriti Kärdlat. Kärdlast hakkas tekkima selline linnalik asula. Ja muidugi tulid siia ka mitmed meistrid Euroopast. Siin hakkas tekkima väga selline suur rahvusvaheline seltskond siin liikuma. Ja muidugi tõid nad kaasa oma kombed ja kultuuri ja nii ka kohvi joomise kultuuri. Ja selles majas, mis siin taustal on, sinna tuli siis elama prantslasest värvimeister Auguste Briancourt. Ja tema oma abikaasaga olevatki siis pakkunud tööpauside ajal töölistele kohvi. No kuidas see siis käis? No me täpselt ei tea, vaevalt kõik 500-600 töölist nüüd käisid kohvi mekkimas seal. Pigem võis see olla mõnede peenemate tööde tegijate eelis või siis oli see seotud sellega, et paljud töölised ei saanud kodus käia. Igal juhul lahke Briancourti pere olevat kohvi seal pakkunud. Ja rahvas muidugi ei armastanud hästi seda prantsuse pärast nime ja nemad leiutasid Briancourtidele uue hüüdnime Briancru. Ja kuidas on see lugu jäänud Hiiumaa lukku? Hiiumaa siis sellistesse tänapäeva tulnud edasi, siis Briancru nimi anti ka ühele söögikohale, mis kohe seal samas endise selle Briancourtide maja lähistele rajati. Kahjuks see söögikoht enam ei tööta, aga kõigile, kes soovivad panustada Hiiumaa lugudesse ja elustada uuesti seda Briancourte lugu, võib-olla omal moel, omal näol, siis julgustan võib-olla saate ise alustada uuesti Briancru kohvikuga. Aga tõsi ta on, et siis selline peenutsemise komme kohviga juurdus Kärdla inimestesse väga hästi ja nad hakkasid seda musta vedelikku, mida nad hakkasid hüüdma lehma mustaks, hakkasid püüdma seda tegema igasugustest võimalikest asjadest, mis kätte sattus. Näiteks nisust, selle puudumisel muust viljast, taimedest, munast, ka rukkijahust, kui just ei saanud kohvi kätte. Ja kui mõni sugulane teisest Hiiumaa otsast külla sattus, siis pakuti talle ikka kohvi. Ja üks lugu räägib sellest, kuidas hiidlane käis Kärdla sugulasel külas ja sai ka siis kohvi maitsta. Kurtis hiljem aga, et mees valas mulle ainult kohvi pealt selle paksu või selle vedeliku paksu jättis endale. Ehk siis ju nad niimoodi siis said tögada neid Kärdla sugulasi ja niimoodi see kohvilähkri nimi neile pandigi. Muidugi ega Kärdla inimesed ei jätnud ka hüüdnime andmata siis Pühalepa valla elanikele vastutasuks, kes armastasid kõige rohkem hapupiima juua, siis nemad said Kärdla elanikelt endale hüüdnimeks hapupiimalähkrid. Nii et see oli väike selline kättemaks neile. Aga Hiiumaal Kärdlas on siis kohvilähkri nimi peale kohvikute päevade ka teistmoodi veel näha. Näiteks võib Kärdlas kohata selliseid kohvitassikujulissi lillepotte
ja loomulikult Kärdlast kui kohvilähkrite linnast räägitakse väga palju. Nii et see on jälle ehe näide sellest, kuidas ühe sellise toreda ajaloost pärit loo võib enda kasuks pöörata. Aga kellest veel siis saab rääkida? Mainisin juba ehthiidlasi. Kes need siis on sellised? No ehthiidlasteks nimetatakse siis Tubala küla ja Nõmba küla lähistel elavaid inimesi. Üks lugu räägib sellest, et sealt kandist on pärit paljud lood, kuidas Leiger ehk Hiiumaa vägilane seal tegutses, aga sealt on ka pärit selline legend, et Tubalas asub vai, mis hoiab Hiiumaad merepõhjast kinni. Ja see lugu on väga hästi ära kasutatud oma kasuks. Nimelt, nagu siin karikatuuril on ka näha, niimoodi see vaia kujund, siis ka päriselus Tubalas asubki selline vai, mis on turismi atraktsioon ja kus inimesed käivad seda siis vaatamas ja uurimas. Ja selle vaia lugu jõudis isegi üleriiklikule tasandile, kui 2011. aastal väntati filmitalgute raames sellist toredat filmi nagu Täitsa lõpp ja seal siis selle süžee oli siis selline, et maailma lõpu hirmus hiidlased ja üritasid Tubala vaia maa seest välja tõmmata ja tõmbasidki välja, et saaksid Hiiumaa merepõhjast lahti ja et saaksid sellega siis minema seilata. Nii et see lugu ehthiidlastest ja Tubala vaiast on tõesti ka jõudnud tänapäeva ja seda kasutatakse aktiivselt ära Hiiumaa turundamisel. Mis tegelased meil siis veel siin on? Näiteks meil on oma mereröövlid, nii-öelda vandiraiujad. Kes on siis see vandiraiuja? See on muidugi selline tuntud hüüdnimi, mida kasutatakse mitte ainult Hiiumaal selliste metsikute randlaste kohta. Ehk siis inimesed, kes elasid rannas ja kes kasutasid ära nii-öelda vana tava, rannatava, röövimise õigust, mis andis õiguse rannarahval pärast siis laeva karile jooksmist ja tema mastide murdumist röövida siis selle laeva vara. Aga selleks oli vaja, et need mastid oleksid murdunud, et pidi olema nii hull seis laeval, et tal juba mastid murdunud. Aga ega siis hiidlased seal Reigi ja Kõpu vahel ei jäänud ootama, millal need mastid murduvad, vaid nad läksid ja raiusid vandid läbi, et mastid siis kokku variseksid ja siis nad igati õiglaselt oma arust siis kasutasid seda rannaõigust ja röövisid vara laeva pealt. Ja loomulikult lugu räägib ka kuulsast mõisnikust Ungru grafist, Ungarist Sternbergist, kes riisunud ka selles samas piirkonnas merehätta sattunud laevu ja kasutas selleks talupoegade abi ja kasutas selleks ka vale tuletorni, et inimesi siis madalikule või laevu madalikule meelitada. Nii et tõesti selline rannaröövlite traditsioon ja selline lugu on Hiiumaal olemas ja meil küll ei ole vale tuletorne ehitatud siin rohkem, aga seal samas Reigi kandis on olemas meie oma Eiffeli torn rajatud näiteks. Ja Eiffeli torni pargis saab ka ronida teiste tornide otsa ning saab ka laeva peale ronida, nii et mereröövli elu proovida. Nii et see lugu elab ikkagi edasi oma elu. Ja siis pealkirjas olid mainitud ka odratolgused. Kes need siis on? No odratolgusteks nimetatakse Käinakandi mehi, aga miks? Nimelt Käinas oli väga hea selline odrasaak alati. Seal olid head põllumaad ja õlleotri jätkus aasta ringi. Ühtlasi tähendas see ka seda, et elanikud jõid palju kanget odraõlut ja tihtipeale jõid end tolguseks. Ja sealt tuleb ka nende nimi odratolgused. Ja seda lugu on nüüd ka palju edasi kantud ja muidugi, kes ei tea salakavalast Hiiu õllest, mis väga kergesti niidab maha mehi ja võib muuta tolguseks. Ja kui keegi tahab veel lugeda natukene lugusid sellest, mida Hiiu õlu võib sinuga teha, siis soovitan lugeda USA rahukorpuse vabatahtliku Douglas Wellsi raamatut mälestusi tema Hiiumaal oldud ajast 90-ndatel
ja tema räägib siis seal ühes peatükis ka sellest, kuidas ta Hiiu õlut käimas just proovis ja kui ta hakkas sealt rattaga Kärdla poole tagasi sõitma, siis huvitaval kombel hakkas Hiiumaa vajuma ühele poole kaldu, nii et ta oli sunnitud rattaga kraavi sõitma. Ja kui ta siis lõpuks püsti sai, siis hakkas Hiiumaa vajuma teisele poole kaldu. Nii et vaat, mis Hiiu õlu võib kõike teha. Aga tore, et ka seda lugu meenutatakse ja see Odratolguste lugu on ka au sees. Ja siis on meil muidugi tõrvakõplased. Kes need siis on? Loomulikult on need Kõpu ümbruse elanikud, keda kõplasteks ka muidu nimetatakse. Aga miks siis tõrvakõplased? Nimelt Kõpu ümbruse liivamägedel kasvavad väga vaigused ja tõrvased männid ja vanasti sai neist kvaliteetset tõrva ja see oli hinnatud üle terve Hiiumaa ja ka naabersaartel ja väga tihti käidi siis müümas just metsavaesetel paikadel, näiteks Käinas ja tõrvakõplased olid oma ameti üle väga uhked ja tihtipeale nad püüdsid ka rohkem kasu saada või läksid sellise ahneks ja hakkasid lisama ka lehmasõnnikut sellele tõrvale, et saada natuke rohkem kasu. Ja ju siis mõni pettuse osaliseks saanud teise kandi hiidlane panigi sellise võib-olla natukene narritava nime tõrvakõplane siis Kõpu kandi mehele. Aga seda nime siis kannavad Kõpu kandi inimesed siiani ka tõrvakõplased. Ja Margus Taborist oli siin juttu, siis tema mamma oli Suuremõisa kandist ja selle joonistuse peal on ka siis Suuremõisa loss näha ja ka pätakad. Nimelt Margus Tabor just, kui ta esines ETV öötelevisioonis, siis ta ka mainis, et tema on Pätaka vallamees. Ja mis see siis tähendab? Tähendab seda, et Pühalepa kandi rahvas armastas ikka talvel selliseid toredaid riidest jalanõusid kanda, mida nimetati pättideks või pätakateks ja nende samade pätakatega käisid nad siis Kärdlasse küttepuid viimas vabrikusse ja ju siis Kärdla kandi rahvas neile selle nime pani, narritamaks nende jalanõusid. Et Pätaka valla mehed on siis Suuremõisa kandi rahvas. Aga mis nendest lugudest siis tänapäeval edasi saab? Nagu ma ütlesin, siis need lood on igal juhul kasulikud ja need on need, mis tänapäeva Hiiumaa kujundavad selliseks, nagu me teda teame. See on tõeliselt lugude rikas ja lood on meie jaoks ja kultuur ja keel on meie jaoks isegi väärtuslikumad kui võib-olla mõni selline looduslik vaatamisväärsus või muu selline rikkus. Hiiu kultuur ja selle naljad ja selle lood on lahutamatu osa. Ja mina usun, et ka teistes maapiirkondades on see selline väärtus veel täielikult võib-olla kasutamata. Meie oleme näinud selle olulisust ja oleme hakanud mõtlema ka sellele, et kuidas noortele rohkem pakkuda selle alal koolitusi. Ja sellepärast me oleme Hiiumaa Rahvaülikoolis juba mitmendat aastat püüdnud meie Hiiumaa koolide õpilasi koolitada giidi ja teeninduskoolitusega, mille raames me räägime neile ka Hiiumaa lugusid. Sest me näeme, et kui noored tahavad minna suvel tööle näiteks teenindusasutustesse, meil on neid Hiiumaal palju ja vajatakse väga noori sinna, siis me näeme, et väga oluline on, et nad oskaksid oma kodusaarest ka inimestele rääkida, sest inimesed ootavad eelkõige lugusid. Nad ootavad, et nad saaksid seda sama tükikest sellest Hiiu kultuurist ja elufilosoofiast kätte ka nendelt teenindajatelt, sest võib-olla nad ei satu mamma lugusid vaatama ja võib-olla ei satugi keegi enam, aga nad satuvad sinna majutusasutusse, sinna toitlustusasutusse ja nad tahaksid sealt saada ka selle osakese nendest Hiiu lugudest ja Hiiu elufilosoofiast. Ja seepärast oleme meie käima lükanud sellel aastal jälle uue noorte giidikoolituse programmi ja selle raames siis kaasame ka kohalikke giide ja kohalikke spetsialiste, et nad õpetaksid noortele neid lugusid ja õpetaksid, kuidas külalisi Hiiumaal vastu võtta. Ja siin pildil on siis näha 7. klassi lapsed Kärdla põhikoolist, kes on läinud Soera talumuuseumisse siis saama oma giidikoolituse esimest tundi. Seega lood ja jutuvestjad on meil igas Eesti nurgas olemas ja julgustan tõesti neid palju kasutama ja Hiiumaa näitel
võin öelda, et need võivad anda väga palju lisaväärtust ja need annavad igale maapiirkonnale, kes neid kasutab, annavad uue hingamise ja panevad selle koha elama. Nii et kutsun teid Hiiumaale ja tänan teid selle tähelepanu eest.